Tšau parvikassad! Täna räägime Inkbirdist. Enne kui Inkbirdi juurde tulen, siis kõigepealt vabandused nende ees, kes pidid eelmine nädal oma pakke väga pikalt ootama. Nimelt üle-eelmine nädal mul õnnestus tabada viirusepoiss nimega COVID ja kui räägitakse, et see uus COVID ei ole midagi, siis ma üldse nagu ei nõustu, et mu häälest tõenäoliselt on kuulda, et mul on veel jääknähud nii-öelda sellest haigusest. Aga tulen Inkbirdi juurde ja miks Inkbirdi juurde? Sellepärast, et me oleme siiani Inkbirdi müünud, mis siin siis imestada on. Inkbird on palju suurem kui mõni nii-öelda ahjukontroller. Inkbird tegelikult on vist üldse targa kodu lahenduste pakkuja. Aga meil on olnud väga väike osa Inkbirdi valikust enne sees. Nüüd on see valik nagu kordistunud, ütleme siis nii. Ja hakkame otsast pihta. Esiteks, ahjukontrollerid. Ahjukontrollerid on meil olnud siis nüüd viimasel ajal 3 tükki ja need kõik on meil jälle laos. Kõigepealt siis see vana tuntud voolikuga variant 007 koodiga. See on ka laos tagasi. Siis sellest järgmine nüüd on see, mis tuli viimati välja. Ja selleks on 028. Ja see on siis see, kus külje peal on siis juba need näidikud ja nupp on küljes ja ta ise käib siis kõmde sinna alla ahjuluugi külge. Ja selle asja leti hind on 185 € ja see on meil nüüd ka korralikult laos sees, et kui eelmine kord saime siin näpu otsaga, siis nüüd on teda, peaks jätkuma mõneks ajaks. Erinevus selle ja siis selle voolikuga variandi vahel on lisaks selle, et see käib luugi külge, on veel see, et siia saad külge panna 5-voldise toite ehk siis akupangaga saad seda nii-öelda elus hoida. Loomulikult on sellel ka tavaline elektripistik. Siis loomulikult 027 ehk siis ilma näidikuta telefoni juhtimisega variant. 028 saab loomulikult ka telefoniga juhtida, et ei pea üldse sealt ekraani pealt keerama. Sellega seoses, siis sellel on uus hind. See on nüüd 145 € leti hinnas nüüd ja mõneks ajaks kindlasti kohe. Kõikvõimalikud temperatuuriandurid, et meil on olnud varem ju laos IHT1X. Nüüd tuleb sellest siis ka see oranž versioon. Ja tuleb veel üks, et kui need 1X-id on sellised 3 sekki umbes on see aeg, mis ta näitab siis millal näitab õiget temperatuuri, siis tuleb ka see 1 sekundit variant meile, ma loodan lähi pooleteise nädala jooksul lattu sisse. Kui me liigume ära käsitermomeetritest, lähme nendesse, mida sa tahaks liha sisse panna sinna jätta, et ta näitaks sulle tempi, mis on liha sees, siis jah, olid pakkumises ka need juhtmetega mingisugused versioonid, aga ma vaatasin hindasid ja minu jaoks nagu jäi kohati arusaamatuks, et miks ma peaks maksma väga lähedast hinda selle juhtmega versiooni eest, kui see on nüüd ka laos tagasi. Ehk siis, kui see ilma juhtmeta, mis on veel ploki küljes, on siin veel näidik, jutud, värgid, wifi, kõik jutud, on põhimõtteliselt samas hinnas. Et jäi arusaamatuks ja võtsin hoopis need. Aga see ei ole veel kõik. Sellepärast, et on olemas 2 sellist. Siin 2 sees on, üks on lühike ja teine on pikk ja siis on olemas ka 4. Voilà. Näitan kohe.
see on nüüd siis need, see 2 ja 4 on kallimad, sellepärast, et nad ise on seest akuga, suure ekraaniga ja laed selle ära ja siis see laeb omakorda neid andureid. Need andurid on 2 otsaga tegelikult, et üks see terav ots läheb liha sisse, see näitab sul liha sisetemperatuuri ja teine ots, mis välja jääb, tegelikult näitab sealt ahjutemperatuuri veel kõigel lisaks. Siin saad oma settingud, värgid, jutud, kõik asjad panna, et mine kae perra, pluss kui sul on vaja barbeku inimesele kingitust, siis ütleme niimoodi, et see asi näeb küll nüüd väga moodsalt pakitud välja ka veel kõige lisaks, et teed lahti nagu kohe nagu on, noh. Magnetiga ja juttu. Nii, aga on tooted, millest ma tahan rääkida, sellepärast, et minu arutujaht perfektsele steigile peab jätku saama ja Inkbird tuleb siin appi, et lähinädalatel millalgi, kas järgmine nädal või vaatame, kavatsen mina võtta sellise masina ehk siis Inkbirdis sous vide. Ja see on meil laos ka, et seal on neil 3 varianti ja mina võtsin kõige võimsama neist endale lattu. Siin oli kõige rohkem võimalusi ka. Tegu on siis põhimõtteliselt nii-öelda nuiaga. Selle paned veenõusse. Suur pott täiesti ajab asja ära. Siis on siin külje peal klamber. Sellega popp sinna serva külge kinni. Siin üleval on ekraan, lisaks wifi ja kõige muuga ja äpis sees on tal veel kõik eelseadistatud meeletu hunnik retsepte. Ja selle paned siis käima ja teed seal vee sees toidu valmis. Vee sisse toit muidugi ei lähe lihtsalt, et sulpsed selle toidu sinna vette. Aga selleni ma jõuan. Igatahes see on nüüd meil ka laos olemas ja nii palju, kui ma lugenud olen konkreetse masina kohta, ma hakkan seda ise kohe testima ka, tundub hea riistapuu ja sous vide masin mingi midagi üle 100 euro, siis kõlab hästi, ütleme nii. Nii, aga nagu ma ütlesin, seda toitu sinna vee sisse ei lase lihtsalt sulpsti, vaid sul on vaja see panna tegelikult vaakumpakki ja ka siin tuli Inkbird appi. Voilà! Vaakumpakendaja ja ka Inkbird ka neid erinevaid variante, aga olgem ausad, olen ise usim vaakumpakendamise kasutaja ja võistlustel ka muidu marineerin ja teen. Ja mul on üks odavama poolne lugu ühelt teiselt firmalt ja see on üks hädameri pidevalt mul seal ja eriti see, kuidas ma ta puhtaks peaksin saama ja ma tahaks praegu siin vanduda, aga ma jätan selle vahele. Igatahes võtsin nende korraliku versiooni nende vaakumpakendajast. Korralik metallist käepide, metallist katted ümber ringi. Ta ise on vähe suurem ja kõik asjad tunnevad õiged. Need metall või need tihendid ja värgid on juba hoopis teistsugused, kui mina olen oma odava julga peal harjunud. Korralik kummitihend ja nii edasi, et lisaks ka see ülemine siin on korralik kummitihend. Lisaks, mis mulle eriti oluline, mina, kui ma tahan marineerida asju, siis pidevalt see neetud marinad jookseb siia sisse ja siis ta ajab üle serva ja siis on kõik kohad seda jama täis ja pese ja ja siis proovi kuidagi siit kätte saada. Inkbirdil on sellele lahendus, see tray, kuhu see üleliigne marinad imemise käigus voolab, käib siit välja ja on ilusti pestav igal pool. Et pluss see on ekstra suur meiesuguste jaoks, kes kipuvad marineerima, mitte lihtsalt, et mingi lihamaht sinna natukene läheb, vaid et nagu kes marineerivad ka midagi. Ja see on nagu asi, Ja minu katsutused näitasid ka, et siin see 2 pumbaga ja 2 mootoriga
ja see asi tõmbas nagu normaalselt asjad vaakumisse ja päris kiiresti. Et ja noh, see ekraani peal sekundid jooksevad, kõik on nii nagu peab, inimeste variant oli see. Nagu ma ütlesin, siis Inku need ühed termokad tulevad veel 1,5 nädala pärast umbes ja siis panen ka need lattu ülesse. Aga lähinädalatel praegu on tulemas kordades rohkem kui eelmine kõige rohkem. Ja kõik see läheb veeb üles, te näete päris palju muutusi lähiajal juhtumas. Paremuse poole, loomulikult paremuse poole. Vot, vahemärk, ühe asja veel, parvekoa asjad on kõik laos tagasi. Lisaks on seal nüüd ka nende uus Korea kanakaste, mis mina sain seda süüa, haiguse ajal tegi mõnusalt lõõrid lahti. Nii palju ma saan öelda. Tagasi on loomulikult Holy Grail ja kõik nende burgerikastmed ja nii edasi, et minge vaadake poodi. Seal on nüüd manti ja tuleb aina juurde ja tuleb suurtes kogustes väga uusi asju, väga palju uusi asju, vanadelt tootjatelt uusi asju. Lähinädalatel läheb siin hullumajaks, ühesõnaga. Hoidke silma peal ja leidke endale sobivad asjad. Et küll see hirmus külm ka ära läheb ja noh, kui tahad midagi toast teha, siis suviidmasinad on olemas, et saab steiki teha küll. Vot nii, tulen neljapäeval tagasi, sellepärast et siis on jälle retsepti aeg. Tšau!